Enne kui avalikult А он говорит, Марек, слушай, говорит, коммунисты чувствовали. joonel oli poolümarsena sünnipäev. Palju õnne! Sünnipäeva laps, võtame Nii, tänasel istungil on siis registreerinud praeguse seisuga 11 saadikut. Ja alustame siis tänase vallavolikogu istungiga. Ja päevakord on teil välja saadetud ja päevakorras on 14 punkti, kus on küsimused teile istutud. Kas on päevakorra kohta või küsimusi? Kui ei ole, siis teen ettepaneku, et päevakord kinnitada. Kes on selle poolt? Ja läheme siis esimese päevakorra punkti juurde. Ülevaade arengukaval 2021. aasta täitmisest. Nii et ettekandjad on siis Piret Anvelt ja Luule Salv. Kui te soovite, siis siin on selline koht, kus saab oma dokumendid panna ja saate rääkida. Ja seal taga ei saa allata. Kaamera võtab teid üles. Lühidalt võtan siis kokku, mis on siis kolmes valdkonnas elukeskkond, avalikud teenused, turism ja ettevõtlus siis ära tehtud. Arengukava võeti vastu 28. juuni 2018. 2018. aastal, esimesel aastal jätkati endiste ühinenud omavalitsustes juba varasematel aastatel alustatud investeerimisprojektide ja tegevustega ja viidi need suures osas ka lõpule. Valdkondade kaupa ma ei hakka ette lugema tehtud töid, kui võtta lühidalt kokku, milliseid arenguid on siis tehtud 2018-2021 algatuse vallas just edasi. Jõudsalt on arendatud tehnilist taristut ja avalikku ruumi, on rajatud kergliiklusteid, investeeritud teede korrashoidu, rajatud päikeseparke, enamik olemasolevaid hooneid on korrastatud, suurendatud on nende energiatõhusust, parandatud ventilatsiooni. Kasutusest välja langenud hooneid on enamjaolt lammutatud ja kõik need alad on heakorrastatud. Keskasulatele on koostatud terviklikud kujundusprojektid, mida järjepidevalt realiseeritakse ja lüüakse. Rajatud on mängu- ja spordiväljakud, vaba- ja veenduse kohti, rajatud on Vastnärva Paavisadam. Jätkuvalt arendatakse Alutaguse hoolekeskuse sihtasutust erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujana. Igal aastal on osaletud Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmis e-kanalisatsiooni ja juurdepääsu teede liitamisel. Turismi ja ettevõtluse valdkonna suurematest objektidest võib välja tuua Mähkudus- ja Suppelmaja demonstreerimistööd, Viisaku vaatetorni välisvalgustus, valminud on Atsalama puhkeala ja Kauksi rannahoone. IT-arenduse poole pealt võiks ära märkida, et kõik valla asutused ja teenused on nüüd ühtses valla infosüsteemis. Ka haridusasutused on ühtses hariduse infosüsteemis, mis on üks valla infosüsteemi osa. Loodud on IT-teenistus. See on nagu lühidalt arengukava läbitusest. Seda nüüd ilmestab ka selline perioodi 2018-2021, kus siis punasega on märgitud
tegevused, mida pole alustatud, ongi lokaalsete energiasäästlike küttelahenduste toetamine kohtades, kus tsentraalset soojamajandust pole, seda pole alustatud. Siis korteriühistute loomise toetamist ei olnud põhjust alustada, kuna see oli nagu riigi poolt juba reguleeritud. Koostöö soodustamist kompaktsetes asulates, sealhulgas energia ja söötootmise arendamisel ei ole alustatud ja koostöö erasektoriga, just oli märgitud see kuru puhtaala planeerimine ja arendamine, kuna erasektor langes välja, siis ühesõnaga seda pole ka alustada. Rohelisega on märgitud tegevused, mis on lõplikult teostatud. Ja siis ongi 2 tegevust, siis ülepanemise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud. Ja teine tegevus, mis on tehtud, on ühisvara kasutamine on optimeeritud, näiteks erinevate avalike teenuste, hariduskultuuri, sellise tegevus, noorsootöö, raamatukogud on koondatud. Ja kollasega on enamus tegevusi märgistatud. Need tegevused on iga-aastased päevakorras, igal aastal need on järjepidevalt kogu aeg ja tegeleme nendega ka järgnevatel aastatel. See on siis nagu seire poolt see tabeli kujul üleval. Minu poolt ongi kõik. Kas on Piretile küsimusi? Kui ei ole, siis tänan Piret. Kas Finantsi poolt Luule räägib teiega? Jaa, diagrammi näitaksin, kui on võimalik näidata, annab pildi võib-olla sellest. Kas saame siia kähku saba taha? Pane, saab. Pane siia ekraanile, et ma ole. Näidata nüüd seda ei, ma räägin sellist, et panin siis kokku siis 2018, 2019, 2020, et arvud on arvud ja arvusid võrrelda on nagu raske, üks näitab siis põhitegevuse turul jätkuvalt langevad. 2018 sinine, 2019 on siis oranž ja 2020 hall. Siis põhitegevuse kulud on õnnestunud hoida stabiilsena kõigi 3 aasta jooksul. Natukene on tõus 2019, see oli see lumerikas talv, kus oli lumelõkkamine, 2020 ei olnud. Maksutulud on tulumaksu osas natukese väikse tõusuteel. Saadud toetused on enam-vähem stabiilsed, 2020 see hall turg on kõrgem, sest meile laekus siis tulubaasi stabiliseerimise toetus seoses COVID sellega 160 000 ja teedele saime toetust üle 200 000, sellisest tõstab toetuste osa. Ja ressursitasude langemine on nüüd 2018, 19, 20 see langemine ei ole nii järsk, sest aastas 2 kvartalit, see oli teine ja 3. kvartal, jah, siis oli see raskeõli kütte hind nii madal ja sellest tulenevalt see ressursitasu, mida kaevandused maksavad, oli väga soodne neile ja kaevandasid rohkem. Et tegelikult nende prognoosi järgi oleks langus olnud suurem. Aga selle vaatamata on siis, kuna meil põhitegevuse kulud on hoitud stabiilsena, on hetkel finantsseis ikkagi hea ja uuel volikogul on ressursid olemas, millega siis arendustöid nagu edasi teha. Et aastaaruande juures võib-olla siis saab seal kommenteerida veel. Küsimusi ei ole, siis praegu oleks kuulsed. Kas on küsimusi?
Kui ei ole, siis küsimused. täname. Üle terve tunneks. Selle kohta meil eelnõud ei ole, selle me võtame kõik teadmiseks. Järgmine punkt on ka kohe suund. Järgmine päevakorra punkt on Alupiirsaare arengukava kinnitamine ja siis ettekandja on siis Piret Tammer. 28. jaanuari 2021 otsusega number 31 algatati Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmine. Iga ametnik ja valdkonna juht sai ülesandeks oma valdkond üle vaadata, tekste statistilised andmeid ajakohastada ja teha uusi ettepanekuid. Ja samuti vaadati üle valdkonna väljakutsed ja arendustegevused. Ametnike poolt esitatud andmed on sisse viidud olemasolevasse arengukavasse, millega te olete kindlasti tutvunud kõik elektrooniliselt. See on meie kodulehel. Arengukava oli avalikul väljapanekul 26. mai 2021 kuni 9. juuli. Avalik arutelu toimus 10. juunil Alutaguse rahvamajas. Ühtegi osalejat ei ole. Arengukava ülevaatamise käigus tehti ametnike poolt ja ka kirjalikult palju muudatusettepanekuid, sealhulgas ka redaktsioonides. Ja vallavalitsus otsustas arengukava 2018-2021 mitte muuta, vaid esitada vastuvõtmiseks arengukava uues redaktsioonis 2021-2030. Ja nüüd on need muudatusettepanekud on nüüd siin tabelina seinal. Olete nüüd tutvunud, näete, et siin on kirjutatud, mida vallavalitsus, millega on nõustunud, need on kõik teksti sisse viidud, kõik parandused. Aga siin osad on nüüd, mis vajavad volikogu hääletamist. Kuidas protseduurid käib? Jah, aga kommenteeri neid ära. Anneliis Nigelski tegi ettepaneku vallavalitsuses esitatud ettepanek, vallavalitsus, millega vallavalitsus ei nõustunud, et laululava taastamine ei ole otstarbekas. Ühistegevuseks on loodud erinevaid võimalusi. Vabandust, see oli vallavalitsuse seisukoht. Tema ettepanek oli, et jätta välja Tudulinna vanakiriku arendamise väljakutse, millega vallavalitsus nõustus. Ja teine ettepanek oli taastada Tudulinna Linnamäel olev laululava suviste ürituste pidamise kohana, mis viiks MTÜ Kultuuritantsi festivali märtsi sobivasse kohta. Kui seda on vana kiriku surmaad. Vallavalitsus ei nõustunud. Protseduuri reeglite järgi on nüüd niimoodi, et need parandusettepanekud, mis on siis vallavalitsusega nõustunud, et neid nagu volikogus ei pea siis siin hääletama läbi, aga millega siis ei ole nagu nõus, siis me peaksime nagu läbi hääletama, et kas see ettepanek siis läheb sisse või ei lähe. Ma küsin teie käest, et kas te olete nõus sellel volikogul need ettepanekud, mis on rahvaarvamusena tulnud läbi hääletama või teeme seda siis teisel lugemisel augustikuus. Teen ettepaneku see läbi hääletamine teha koos pärast seda, kui on kus arengukava on vaadatud korra veel komisjonides läbi augustikuus. Kas ma võin vahele teid öelda? Ma tahaksin ainult seda öelda, et kui need arengukava läheb teisele lugemisele augustis, siis need muudatusettepanekud, mida volikogu arvab, et lülitada arengukavasse sisse
siis see tähendab seda, et valitsusel peab jääma aega nende muudatuste sisseviimiseks ja see arengukava vastuvõtmine saab olema alles septembris. Nii, kas selles, mis selles muutub? Kas meil on mingid asju, mis on pooleli, mis sellest sõltuvad? Nii, aga võib-olla korra näitab oma meelsust sellega, et kes on nõus, et me lükkame teda edasi siis hääletamiseks augustikuusse, palun anda praegu. Vastu ei ole kõik. Järelikult meil enam seda läbi ei jälleta. Aitäh! Ja meil on ka sellest tulenevalt on arengukava määruse eelnõu, mida me siis täna ei menetle, aga me siis lugeme täna selle arengukava esimese lugemise lõppemise suunamine edasi teisele lugemisele. Kes on selle poolt? Aitäh, vastu. Nii. Kolmas päevakorrapunkt. Alutaguse alla 2020. aasta majandusaasta aru. Palun, kuule. Ei, tänast aruanne lehekülg 40. Aastaaruanne on suht mahukas vastavalt nõuetele, mis on omavalitsusele ja see on siis konsolideeritud aastaaruande, mis hõlmab ka meie kõiki sihtasutusi ja äriühinguid. Ja ma lühidalt räägin ja siis kellelgi on kõik küsimusi. Ma läheksin sinna leheküljele 40, et natuke selgitada siis. Et see, mis puudutab nüüd tütarettevõtteid, et Alutaguse hoolekeskusel näitab, et kahjum 45 334. Sellel aastal nüüd mõjutasid väga palju neid tulemusi need riiklikult antavad toetused, samuti EAS ja Töötukassa. Alutaguse hoolekeskus oli see, kes sai kõige vähem neid toetuseid, kuigi tal selles suhtes vähenes tulu, et ta nagu ei saanud võtta ju viiruse ajal uusi kliente sisse ja tema toetus oli ainult siis 46 000, mis sai Sotsiaalministeeriumist. Tegelikult majandavad on väga hästi, nendel on olemas rahaline reserv, mis on üle 500 000, üle poole miljoni ja see säilis neil ka 2020. aasta lõpuks, oli neil siis rahalisi vahendeid üle poole miljoni, et kui on tarvis mingisse projekti minna või mingit renoveerimist teha, siis neil on vahendid olemas. Arengufond näitab ka miinust kahjumit, mis tegelikult tuleneb sellest, et praegune arengufond rahastas pagarikanalisatsiooni summas 241 000 eurot. Et tegelikult oma nende aktsiate ja nende kasum oli 10 000. Siis Pannjärve näitab nüüd, et on vaatamata sellele viirusele kasumist 78 000. Aga Pannjärve oli ka see, kes sai siis erinevaid toetusi rohkem EAS-ilt 60 000, Töötukassast 84 000, Kultuuriministeeriumist 10 000 ja pluss veel katuseraha. Et põhimõtteliselt tulid ilusti otsad väga kokku. Muidugi vallavalitsuse ja Illuka arengufondi toetus kokku 200 000. Kihelkonna muuseum on nüüd ilusasti selles kaotusures. Kihelkonna muuseum sai ka toetuseid. Siis tütarettevõtted. Alutaguse haldus. Tulem 985, just kuigi miljon. Et tegelik tegevustulem oli neil 14 000 eurot, vähendab jäid
see tuleb sellest, et vald sihtfinantseerimisena on 3 ehitist ja see läheb kõik sinna kulude poolele. Selles mõttes on nagu tuleb, kuna nad nii palju investeerisid aasta jooksul. Aga tegelikult on ka, jah, on 14 000 kasumis ja ei tuli ilusti otsaga kohtu. Siis Meikak OÜ näitab ka kasumit 62 000. Kõik te mäletate, 50 000 rand finantseeris, see mis puudutas basseini renoveerimist. Ja nemad olid need, kes siis suutsid kõige rohkem sellel aastal toetuseid saada seoses selle viirusega, siis EAS-ist 60 000, Töötukassast 25 000 ja Rahandusministeeriumist veel COVID-19 kahjude kompenseerimiseks 49 000. Et tänu nendele toetustele on siis olukord selline, et eriti see viirus nagu ei mõjutanud meie neid tütarettevõtteid. Ma läheks korraks käis lõppu. Et kõik need saadud toetused kõik on kajastatud. Aga eelarve täitmisest räägiksin paari sõnaga veel. Esialgu põhjendatud siin siis kõik need, mitmele lisaeelarve kasvanud. Ja põhitegevuse kulud siis planeeritud 7,8% enam, mis siis nüüd ka mõjutab seda, et nagu ma mainisin ka eelnevalt, et toetustena saime siis 160 000 pluss üle 200 000 keeldele, mis siis on näha ka selles maksukulud, natuke tõusud veel, nagu ma eelnevalt rääkisin. Saadud toetused tegevuskuludeks. Väike vähenemine tuleb sellest, et need pehmed osad läksid üle järgnevasse aastasse, mis puudutatud selle vastava sadamaehitust ja projekte. Et kaevandamisõiguse tasu ja veeeri kasutus eelarve sinisega oranžiga täitmine. Ja laekus 830 000 rohkem tänu sellele, et kaevandustele oli soovne kaevandada. Ja põhitegevuse kulud planeeritust vähem. Põhjuseks ka see, et ei olnud 2020. aastal ei läinud vahendeid teede lumest puhastamisele, kokku läks ainult terve aasta peale 56 000, kuna lutte ei olnud. Ja viiruse ajal sai siis kasutuste need soojused keelatud miinimumi peale ja kultuurialal jäid üritused toimumata, kuna lihtsalt ei olnud lubatud. Panin ka kergelt siia diagrammi, et näha, et ka pool on nagu tekkinud kokkuhoid eelarvest vähemalt kulutatud, eelarvest sinisega, oranžiga. Ja investeerimistegevus. Et planeeritud oli investeeringuteks 4,77, tegelikult teostati 4,5. See tähendab, et peaaegu 100%-liselt see väike osa, mis jäi, see on see ülemine osa, mis pikkast projektidest läks üle järgmisse aastasse. 1 miljon sai siis antud arvamuse algusele, toimava toetuseks. Ja siin on need kirjast, mis said siis tehtud. Ja finantsseis. Et oma finantseerimisvõime, et tulude ja kulude vahe oli siis eelneval aastal 2,36 miljonit, millest kasuti olemasolevaid laenumakseid, intressikulusid ja rahastatud investeeringuid. Ja tänu sellele enam laekunud ressursitasule üle 800 000 ja kulude kokkuhoiule siis on likviidsete varadele lisandus 1 miljon, mis jäi säästu. Ja aasta lõpu seisuga moodustasid likviidsed varad 6,8 miljonit. Mis on nüüd natuke eksitav, see ei ole nüüd see raha, mis kõik on, samas oli kohustusi siis nii põhivaramakseid kui palgatasud kui 4,7 miljonit. Et see on siis kusagil jääb siis 5 miljonit, millest siis selle aasta investeeringuid kaetakse
üle 2 miljoni sellest osast, kuna meil põhitegevuskulud vahem väiksem. Ja jääb ka 2022. aasta investeeringute katteks rahalisi vahendeid. Et selles suhtes me oleme heas seisus. Laenukoormus, kui me alustasime 2018, oli üle 1 miljoni. Nüüd on see laenukoormus juba 0,5 miljonit. Et see on väike osa sellest, mis katteks. Ja kui nüüd kellelgi on siit küsimusi, siis ma võib-olla vastama rohkem pikemalt rääkima jätka sellepärast, et... Nii, kas on kellelgi küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis aitäh Tuule. Ja meil on majandusaasta aruande et enne kui me otsust hääletama hakkame, siis oleks mõistlik kuulata ära revisjoni komisjoni aruande seisukoha selle kohta, mis on alguses olla 2020. aasta aruande kohta. Palun, Kalle. Ilmselt aruandega olete kõik tutvunud, samamoodi olete revisjoni komisjoni arvamusega tutvunud, et ma ei hakka teda ümber lugema. Et 10. juunil siis jõudis majandusaasta aruanne meieni. Võtsime endale aega siis 11. kuni 21. juuni temaga tutvuda, arutada läbi, vaadata läbi. 21. juunil saime kokku. Rääkisime veel läbi need asjad, äkki oli komisjoni liikmetes kellegi midagi segaseks jäänud ja leidsime, et majandusaasta aruandega on kõik hästi ja siinkohal revisjoni komisjon teeb paluda ka vallavolikogu ettepaneku majandusaasta aruande vastu. On kellelgi küsida midagi kinnitada? Ei ole. Aitäh, Kalle. Meil taas revisjoni komisjoni arvamus aruande kohta ja ma arvan, et me oleme siis valmis kinnitama Alguse valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande vastavalt siis lisada, mis kuuluvas siin koosseisud tegevus aruanne, konsolideerimisgrupi aasta aruanne ja sõltumatu aitava liituri aruanne ja raamatupidamise aruanne. Kes on selle poolt? Majandusaasta aruanne kinnitada, palun hääletada. Vastu? Hääletan. Aitäh teile. Järgmine päevakorrapunkt Autoguse vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valitsusliikmete moodustamine ja mandaatide arvu määramine. Ehkki palun. Tule siia. Volikogu liikmed lähevad siis valimised ja teil on vaja teha siis tähtsaid otsuseid. Kahjuks on Autoguse valla elanike arv langenud kõvasti alla 4000, 4600, 60 tegelikult. 4600, ma jätsin enda jaoks niimoodi meelde. Ja olime siis üle 5000, kui me valisime volikogu liikmete arvust siis 17. Seaduse järgi meie elanike arvuga peaks olema vähemalt 15 liiget. Eelnõu koostades vaatasime proportsioone ja pakkusime välja, et see koosseisu liikmete arv võiks olla 15 mandaat, nii nagu meil oli üks kogu valla territooriumi peale ja või tähendab ringkond ja mandaatide arv 15. Teie otsus siis on kas jätkata 17 või 15. Paul, tahtsid
on see ringkond ka veel? Ringkond, ma ütlesin, et üks valimisringkond, 15 mandaati. Kas on küsimusi? Ettepaneku? Ettepanek on 15, nagu ma aru sain. Jah. Meie poole ettepanek on 15. Valimiste valimisteenitusega arutanud ja valeelanike arvu vähenemisest tulenevalt pakume välja 15. Küsimusi ei ole, jah? Kui ei ole küsimusi, siis meil on selle kohta. Ma küsin, Raimo, Ja palun. et 15 on siis vähim. Vähemalt 15. Vähim arv saab olla volikogu. Ei. Vähemalt 15 on meie valeelanike arvust tulenevalt. See on see keele rohkem. 29. Ettepanek oli. Mul ei ole ettepanek. Ma lihtsalt arutasin. On veel küsimusi? Ma olen saanud küll see 15. Nimed on teada juba. Neil on see mikrofon. Kuna mul arvuti jooksis. Sellest teaks palju, mitu numbri oleks. Otsuse hääled. Mina panen teile ettepaneku kogu otsus korraga hääletamisele. Ja see on siis 3 punkti. Siis me edastame pärast Vabariigi Valimisteenistusele. Nii. Panen siis otsuse hääletusele. Kes on selle poolt, et Alutaguse vallavolikogu liikmete arvuks siis saab 15 ühe valimisringkonnana ja mandaadid arvu 15. Kes on selle otsuse poolt, palun käega tõsta. Aitäh, kes vastu? Ei hääletanud? 1. Nii. Siis päeva jäsed. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine. Nüüd igat uut valimist siis tuleb üle võtta vallavalimiskomisjoni koosseis. Seadusest tulenevalt on vallavalimiskomisjoni esimees vallasekretär ja vallasekretäri ettepanekul nimetatakse siis kõik liikmed. Me oleme jätkanud sama koosseisuga. Ainult ma teen ettepaneku vahetada välja siis asendusliikmetest. Enne oli meil Sirje Aikma ja asendustega siis Maike Altkojaga, et ma tegin Sirjele ettepaneku võtta hoopis teise jaoskonna komisjoni töö endale, et asendusliikmeid vallavalimiskomisjonis kasutame äärmisel juhul. Siis on ettepanek, et oleksid valimiskomisjoni liikmeteks lisaks mulle siis Liia, Tairi, Tiivi ja Katrin ja asendusliikmeteks Maike ja Julia. Kas on küsimusi? Mitu seda avalikku seda hääletuskohta tuleb? Mides palun? Mitu hääletuskohta plaanis on? Mitu hääletuskohta plaanis? Punktid jaoskonnakomisjone. Esialgsetel andmetel ei muudaks jaoskonnakomisjoni koosseise nii nagu oli Riigikogu valimistel. Ehk siis üks komisjon, Iisaku komisjon, Mäekülse komisjon ja Illuku komisjon, aga Iisaku komisjoni juures on mobiilne jaoskond, nii nagu oli eelmine kord Tulinas ja Alajärv. Kaalume veel ka mobiilsete jaoskondade loomist võib-olla teiste komisjonide juurde, aga me arutame seda Vabariigi Valimisteenistusega, kuidas see seekord on. Sellel korral on natuke üleüldse teistmoodi, tegemist on elektrooniliste nimekirjadega ja iga vallaelanik saab käia talle ükskõik millises sobivas jaoskonnas, kui ta ei ole seotud konkreetse jaoskonnakomisjoni juurde. Nagu vanasti Tudulinna inimene või Iisaku inimene pidi minema näitesse jaoskondadesse, siis täna seda enam ei näe. Mis see mobiilne tähendab, et see on see koduteenus? Ei, mobiilne jaoskond tähendab seda, et põhijaoskond asub Iisakus ja siis ühel päeval läheb see komisjon Tudulinna, järgmisel päeval Alajärve. Kas täies koosseisus selle... Ei lähe täies koosseisus. Iisaku too päev ei tööta. Ja, aga sellel aastal on Iisaku jaoskonnakomisjon lahtud terve nädal.
ja kui me sealt võtame 2 päeva ära, siis juhti midagi, vanasti oli ainult 3 päeva lahti, millest 1 päev oli isakus, 1 tudulinas, 1 alajaja. Seekord on lihtsalt seadust niivõrd palju muudetud ja kogu seda korraldust, et üks põhijaoskond töötab nädal ja teised jaoskonnakomisjonid töötavad siis 3 päeva. Nii, veel küsimusi? Vastu tulema, hea teada. Infoks nii palju, et vaadake oma meilikasti, me saatsin teile kõikidele info, mis puudutab KOV-i valimisi ja tähtaegasid. Saate siis ka nendega video. Nii, kui küsimusi rohkem ei ole, siis panen otsuse 343 hääletus ja otsuse valimiskomisjoni moodustamine. Kes on selle poolt, palun hääletada. Kes on vastu? Hääletab. Aitäh. Nüüd on järgmine punkt on Kuru küla juuse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. Palun Liina. Tegemist on siis detailplaneeringu alaga Kuru külas. Planeeringu ala jääb siis Kauksi Vasklarva ja Kauksi Kuru tee vahele. Kuru teepoolses osas on siis 2008. aastal planeeringuga maa-ala jagatud elamukruntideks. Sama planeering kehtib ka tegelikult selle juusekinnistu osas, aga seal on maa jäetud maatulundusmaaks ja krutide jaotamist pole ette nähtud. Täna on maaomaniku soov siis rohumaa, mida harindava põllumaha ei kasutata, jagada ka elamukruntideks ja jagada seda juusekinnistu elamupiirkonda siis maantee poole. Tegemist on üldplaneeringu muutmise ettepanekuga, sellepärast et üldplaneeringus on see maa-ala maatulundusmaa ja kompaktsusega ala lõpeb ära nende elamukruntide juures. Ja ettepanek on siis muuta üldplaneeringut maakasutuse osas ja Kuru küla kompaktsusega alapiiri laiendamise osas. Ja kuna tegemist on üldplaneeringut muuta detailplaneeringuga, siis oli enne planeeringu algatamist vajalik viia läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinna, mille tulemusel siis jõuti järeldusele, et seal ei ole sellist negatiivset keskkonnamõju eelduste kohaselt, et oleks vaja KS saada. Ja seisukoha andsid ka Keskkonnaamet, Rahandusministeerium ja Transpordiamet nõustusid sellega, et KS saada see vajadus. Planeeringu ala suurus on 1,5 hektarit, see sai ära panna. See ei ole. Nii, kas on küsimusi? On siin pihasõja juba ette, mis tuleb, et on kõik elamukrunnid või on veel midagi? Maamaniku soov on jagada planeeringu ala siis 4 või 5 elamukrundiks. Eeskiislanduse kohaselt oli 4, aga ta oli maantee äärde ette nähtud ainult mingi üldkasutatava ala, mille vajadus puudub, et planeeringu koostamise käigus saab seda lahendust siis veel korrigeerida. Ja see juusetee siis pikendatakse kuni riigiteeni või siis võtate eelkõige juurdepääs tõnapoolset alat, aga planeeringu lahenduse käigus siis selgub, kas see viiakse kokku riigiteega. Ja sõltub sellest ristliku väljaehitamise kohustusest, et see peab olema üle andma arendajale. Peale seda läheb kiirus maanteel 50 peale kindlasti. Absoluutselt ei läheks, aga... Ta on põhimõtteliselt ikkagi juba asuva. Kerve asuva liiendus. Ja 70 kiirus on sealt ka. Aga mis ta vee ja kanalisatsiooni kohta ka rääkima on midagi ei ole? No vee ja kanalisatsiooni osas sõltub sellest, kuidas planeeringu koostamine käima läheb ja kuidas sellega edeneb ja millal see kõigepealt tuleb alustada siis krutideks
jagamiseks ja teede väljaehitamiseks. Et kui selleks ajaks on Võru ja Koutši külas ühisveevärk välja arendatud, siis eelkõige peaks ta liituma, tähendab siis peabki liituma ühisveevärgi kanalisatsiooniga. Aga kui ei, siis tuleb ette näha alternatiivne lahendus on ilmselt siis ka ühine puurkaev ja kanalisatsiooni osas on ajutine lahendus ja võimalus ainult kogumispäev. Aga planeeringu lahenduse käigus tuleb see siis lahendada, et kas jääb alternatiivne võimalus või jääb ainult võtmega liikluse. Seda on veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis meil on selle kohta leidnud. Number 341 Turuküla uuse kinnistutud Tallinna valgastamine ja selle keskkonna strateegilise hindamise ja algatamine. Kes on selle poolt? Kes on vastu? Hääletan. Päevakorraga jõudnud nii kaugele, täna me oleme 10 minutit paremini töötanud, kiiremini töötanud. Et kuulutan välja vaheaja 15 minutit. 8. päevakorrapunkt on Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna arengu strateegia ja Kairi on juba tükk aega valmis. Ma ei tea, kui tükk aega, ma olen alati valmis. Pane see dokument, kuidas tabel on nii tähtsam, mis on strateegias, vaata selle lõpupoole. Nad ei saa aru, kui mulle pole minema. Hea volikogu, teie ees on siis sotsiaalvaldkonna strateegia, et dokument sai koostatud selleks siis, et sotsiaalvaldkonna põhiprobleemid, tegevused ja asjad koondada ühte dokumenti ja põhjuseks ka kindlasti praegu see, et me taotleme sotsiaalvaldkonnale projektis toetust päris suure summa ja seal on eelduseks ka, et meil on olemas sotsiaalvaldkonnale eraldi strateegia. Et siis me vähendasime ja võtsime ära seda sisulist poolt arengukavast, põhivalla arengukavast ja tegime selles mõttes sotsiaalvaldkonna strateegia eraldi dokumendina. Et siin on siis koondatud põhitööd, mõtted, tegevused tulevikku ja panigi siia lõpu otsast ka näha kõige olulisemad, et on kindlasti need tegevusvaldkonnad. Ja siin on nagu selline suuremad ülesanded ja tegevused ära toodud, et ma te olete dokumendiga usun kõik tutvunud, et siis jätkub teil mõtteid, küsimusi, siis saame konkreetselt arutada. Nii, kas on küsimusi? Ei ole. Enne suve. Komisjon arutas. Too kuidagi inimene. Pane minema. Siin on ikkagi. Mis hääletama hakkab? Jaa. Oota, kes sul oli veel? Ma ei mäleta, siin oli tipu. Ma ka tahan küsida, mis asi see oli. Miks ta nii sai? No vaata, kuhu juhtmed lähevad. Aga juhet lähevad üldse arvuti. Juhtme järgi minna. Kes on selle poolt? Kes vastu? See on mikrofon, me ei saa sosistada. Väidavad. Okei. Hea, et sa küsisid. Aga on läinud plaati tekstipäris aastas. Järgmine Alutaguse vallavolikogu 21. veebruari 2018 määrus 3 Alutaguse vallavalitsuse hallatavate asutuste
muutused? See eelnõu siis ka minu tutvustada, et siin on tegu kunstide kooli ettepanekuga viia vastavusse ja paremini sõnastada ära ka just huvikooli õpetajate töö tasustamine. Et kui ta varem oli toodud riiklikest kordadest protsendid, siis meil tegelikult tasustamise alused on sarnased lasteaia õpetajate tasustamise alustega ja me selles mõttes siis viisime ta täpselt sellisesse alustele, nagu me tegelikult ka käitume ja nii nagu nad praegu tegelikult toimivad. Et kui siin näete, et siis sarnasel alustel nii 90% ja siis otsustatakse siis, kui on vastav kraad olemas. Et see on ainult muudatus selles dokumendis. Nii, kas on küsimusi? Kui on mingi määr kehtestatud, miks 9%? Miks? See 9% on ka juba riiklikult ja ongi põhimõtetes iga pool kirjas 90%. Et me käitumegi ilmselt sellest ka, et me ei vähendada, ei tee kevemini, et täpselt see protsent on sees riiklikult. Nii, on küsimusi? Ei ole küsimusi, siis pane määruse eelnõu number 166 hääletusele. Kes on selle poolt, palun hääletada. Vastu, hääletab. Jah, Kairi. Ma ei taha. Järgmine päevakorrapunkt on Alutaguse vallavolikogu 28. juuni 2018 aasta määrusega puudutab inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord. Selle muudatuse on ka tinginud riiklikult tähelepanek. Kontrollimise käigus on arvatavasti mõnes omavalitsuses tekkinud olukord, kus jäänud inimestel selline võimalus saada kodud kohandatud, kui tal ei ole oma osalust, siis meil seda olukorda pole küll kunagi olnud, aga me viime vastavusse nii nagu riik siis praegu soovib, et siis põhimõte on selle muudatusel see, et inimestel, kui ei ole oma osalust, siis ei jää talle kodud kohandamata puuetega inimestele. Et nagu te näete siin, et piirmäärus tulenema, siis seletuskirjad nagu oli ka öeldud, et seal tegelikult on ainult see tingimus, et inimesel ei pea olema seda oma osalust. See on see põhimõte, mis siia muudatustesse sisse tuleb. Oleme kohandanud selles mõttes tänase seisuga 13 kodud ja kohandatud on väga erinevatel viisile vastavalt nende vajadustele, tehtud kaarteid, kõige rohkem muidugi tehtud kohandatud vannitubasid, ka siis koridore ja elukohtades selliseid liikumist takistavaid olukordi vähendatud, aga on erinevaid vajadusi, erinevaid põhjusi ja 13 pere on saanud meile kodu. Nii, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, siis paneme määruse 165 hääletusele. Kes on selle poolt, palun Pärnat kontroll. Vastu, hääleta. Järgmine päevakorrapunkt nõusoleku andmine projektis toetavate hoolekanneliste teenuste loomine ja arendamine Alutaguse vallas korraliseks kohustuseks võtmiseks. Raigi räägib sellest. Et tegemist siis sotsiaalprojektiga, mis on suunatud ainult Ida-Virumaale. Ida-Virumaa omavalitsused saavad selles projektis osaleda.
ja meie vald siis teeb taotluse toetamaks ja arendamaks ja parandamaks siis koduhooldus- ja transporditeenust eakatele ja kõikidele puuetega inimestele, kellel seda vaja on. Siis mingil määral toetame tugiisikuteenuse pakkumist vallas ja siis kindlasti ka nõustamisteenused on ka täiendavas vajadused ja sinna ka siis raha kaupame. Et summa on praegu on siin selles eelnõus on 355 ja omaosalus tegelikult on ta suurenenud. Komisjonides me ka eile rääkisime. Et tegelikult on praegu hetkel Selgundi projekti kogumaksumus oleks 439 000 ja sellepärast me ka siin palusime ka eile juba komisjonides andsime märku, et võimalikult see summa ära võtta ja jätka lihtsalt Raivo tegi ka ettepaneku majanduseelarve komisjon, et siis te võiks olla 1% ainult sees, et te võite siis keskenduda sellele summale, aga 15% on meie oma osalus, et siis ta jääkski sõltuvalt sellest, et missuguse summa meile siis tegelikult lõppkokkuvõttes otsustatakse, ju projektiga tegelikult see komisjon otsustab, et siis sealt siis 15% jääb meie oma osalus ja see projekt on 2 aastane. Et praegu on planeeritud sinna siis soetada lisaks veel nendele elektriautodele, mis meil on, üks tirukas, siis kaubik. Et see tagaks inimestele parema kindlasti selles mõttes kaubaveos, mida saab asju panna, saab transportida paremini isikuid, et me oleme katsetanud ka neid praegu neid kaubikud, mis meil on, et eakatele puuetega inimestele on sellega parem sõita ja sinna saab ka kindlasti kaasa võtta abivahendid paremini, siis ratastool, tugiraamid, erinevad selles mõttes vajadusest tulenevad abivahendid. Selle projekti raames ka me soetame abivahendeid, on trepirolija tulemas, siis on olemas tugiraame ja koguvannud ratastoolid ka. Ja kindlasti siis tehnilist selles mõttes varustust nii arvutite kui sõidukitesse olevad seadmete näol on selles projektis siis planeeritud rahastust küsida. Et kui on kellelgi veel küsimusi? Et komisjonis ma eile soovisin, et sa tutvustaksid ka eelarvet, et siis me saame aru, millele tegelikult siis raha kulub. Jaa, sotsiaaltööjuhile palusin, aga nii kaua, kui on projekti selles sisestumise faasis, ta ei lase neid ekstra välja kopeerida ja trükkida. Panime küll kirja ka selles mõttes konkreetselt, et projekti, kui ta kogumaksumus on 439 000, siis tegelikult personalikuludeks tuleks 308 275. Ja selles mõttes siis ülejäänud siis sellest osas siis on nendele vahenditele ja asjadele, mis me siin siis ka loetlesin. Sellele sõidukile me ostuks ei saa, nagu ka eile komisjonis oli jutuks, me saame rentida, rendikulusid ja selles mõttes rendilepingu me peame sel juhul tegema, et see neid kulusid me saame vabata. Mis see personalikulu siis erineva sellega, mis praegu on, mis erinevad tegevused lisaks hakkate tegema? Lisaks hakkame tegema, lisaks tulevad, eile me ka korraks komisjonis see, et see ei tähenda seda, et meil on praegu näiteks koduhoolduse teenusele on planeeritud 3 kohta, aga see ei tähenda seda, et need on 3 inimest tööle, kindlasti tuleb üks inimene tööle ja 2 koha võrra me hajutame ja meil on oma töötajatega räägitud, kes juba tegelikult teevad ka osaliselt selles mõttes koduhooldusteenust. Et siis lihtsalt see maksukoormus ja rahalised vahendid tuleksid projektidest, mis toetab kindlasti vallaeelarvet ja üks töötaja on meil ka praegu juba töölepinguga. Selle me kindlasti sel juhul planeerime võtta tööle täismahus ja praegu töötab liidud ka piirkonnas paari inimesega koduhooldusteenust, aga siin me saame ka tema lihtsalt lisaks täiskoormusega võtta koduhooldusteenust tegemas. Samuti osutavad ju meil sotsiaalvaldkonna inimesed ka sotsiaaltransporditeenust, et sinna tuleks 1,5 koha palka meile projektist rahastataks.
siis kindlasti on ka meie omaenda töötajad teavad ja nad nagunii osutavad, et siis lihtsalt jälle selle võrra me saaksime raha projektist, et me seda teenust osutame. Natuke kindlasti tahame teda suurendada, seda osutamist, ja selleks kindlasti siis ühe töötaja saame me siis lisaks ka veel sotsiaalvaldkonna töötajatele endale tööle siis palgata ja planeerida. Transporditeenusele kindlasti on praegu mõeldud käsunduslepinguga, ei ole mõeldud selles mõttes, et ta peaks tulema koosseisulisele kohale, et see on vastavalt siis sõitude tellimustele ja vajadustele. Jah. Ma küsin töötajate palga kohta, et jutt oli sellest, et olemasolevad töötajad, kes olevad ka seal projektis tööle, et mis protsent on siis või osakaal siis sellele projektiraha nende tänasest palgast? Pool või osakaal on pool. Mõnel on seal konkreetselt, kes näiteks võtab logistiku, ta võib võtta lihtsalt juurde endale tööülesandeid, siis ta lihtsalt selle 2 aasta jooksul teeb lihtsalt logistiku tööd, arvestades sellega, et ta nüüd töökoormus suureneb. Et sealt lihtsalt me saame seda käivitamise kulu. Kindlasti projekti juht, kes projekti ju aruandeid annab selleks, et meil projektis raha tuleb, me peame ka aruandlust pidama ja nendele andma, siis kindlasti projekti juhi palk, et ta tuleks, no mitte ta ei ole palk, aga tasustamine mingil määral, et siis see tuleks ka kõik nendest vahenditest. Aga praegu on ikkagi mitte üle poole koha ei tuleks töötajatel seda projekti rahastust, aga 3-4 töötajal kindlasti on praegu ja inimestega on nii räägitud seda, et nad ütlevad, et loomulikult on olnud need vestlused ja et pool on palgast võimalik saada projektist. No üks küsimus on, et kas sa selgitaksid natuke rohkem, mis on siis see koduhooldusteenus, mida siis hakatakse pakkuda? Mis selle sisu on? Kas iga päev käivad, iga nädal käivad? Mida sellest tegelikult? Meie vallas praegu me ei tea ühtegi inimest, kellel oleks päris iga päev, aga sõltuvalt inimese vajadusest enne käiakse hindamas, praegu juba käidud hindamas inimeste vajadusi, sellepärast et ilma sellelt, et me sinna projekti saaksime minna, meil on 50 inimest tegelikult ära hinnatud. Need, kes olid ka varem juba, võib-olla osad, kes said varem teenust, osad, kes meil on teada antud ja oleme ise märganud, et oleme käinud neid hindamas. Vastavalt selle hindamise ja inimesega kokkuleppel tekib see suurus, et kui tihti käiakse. 3 korda on kõige sagedamini, kus inimesed nagu ootavad ja soovivad, et esmaspäev, kolmapäev, reedel tavaliselt selline graafik. Mõni soovib ainult 1 kord nädalas. Mõni siis vastavalt siis 2 korda nädalas, et tegelikult on sinna kuuluvad erinevad tööd, et kindlasti aidata makse maksa, aidata võtta teda ka vahel kaasa, et me ühitame siin transporditeenuse ja selles mõttes koduhooldusteenust, et alati oleneb päris niimoodi, et mina teen transporti, mina teen koduhooldust, vaid tehakse korraga. Et viiakse neid siis arstidele, aidatakse registreerida arstidele, siis kui on ka vaja, tehakse väiksemalt kodutööd ära, aidatakse seal teha neid igapäeva toimetulemise töid. Kui on olemas ka väike lõik sellist isikuhooldust, aga see on puhtalt selline natukene kallim ja sisulisem teenus, aga ka seda pakume üksikutel puhkudel, kui inimesel on näiteks vaja mingitel päevadel pesta, vallis käia duši all, et ta turvaliselt see võimalus oleks, et ta vahel on ka lihtsalt tähtis, et see töötaja meil oleks kohal, et ta aitab tal välja tulla, sisse minna. Selles mõttes sellised tööd kuuluvad kõik selles mõttes koduhooldusteenust puhul. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis panen hääletusele, nõusolek on projektis toetavate hoolekandeliste teenuste loomine ja arengut Narvas vallas on olematuseks varaliste kohustuste võtmiseks, siis nii nagu meil siin on 15% projekti eelarve. On ta siis suurem või väiksem, ei tea siis selle peale otsustamist uuesti seda ringi otsustada. Ma saan aru, et teil on projekti ja, et meil on 7. juuli on viimane tähtaeg, aga kui me teiega saame sellest mõttes selle positiivse otsuse, siis meil on kõik nagu selles mõttes valmis, et siis me esitame ära. Nii, kes on selle otsuse poolt, palun käega. Vastu, hääletanud. Aitäh! Aitäh!
Järgmine punkt. Mäerakuse vallavolikogu 30. oktoobri 2015 osaline kehtestuks tunnistamine. Kairi, palun. Jah, 2014. aastal võttis Mäerakuse vallavolikogu vastu otsuse koormata hoonestusõigusega Mäerakuse alevikust Vaalipidavuse tänava maaüksused siis. Nende aastatega me oleme, siin on 14 maaüksust, mis oli, nende aastatega oleme suutnud praegu hoonestusõigusega koormata 10 kinnistut. 4 osas kuidagi ei õnnestu. 2 viimase aasta jooksul inimesed tunnevad küll huvi, aga nad ei ole huvitatud hoonestusõigusest, nad pigem soovivad kinnistuid osta. Ja miks? Hoonestusõigusega on keeruline saada laenu, et hakata ehitama. Seetõttu on ka vallavalitsuse poolne ettepanek siis nende kruntide osas, mis ei ole õnnestunud hoonestada, hoonestusõigusega koormata, et tunnistada kehtetuks ja siis järgmise päevakorrapunktiga juba otsustada nende kinnistute enampakkumisele paneku. Päris hästi ei saa aru. Kuidas see raskendab laenu saamist? Ise mina täpselt ei ütle, aga inimesed ütlevad, et hoonestusõigusega pank laenu anda eriti ei soovi. Nad tahavad, et tagatisena oleks kinnistu. Nad soovivad tagatisena kinnistu. Pärast ostab kinnistu ära ja ehitab ikka endale maja. Siis tal on pangalaenu tagatis. Nii palju, kui mina olen tagasisidet saanud, on see. Ka eelmises volikogus me just andsime hoonestusõigusega maale andsime ju garanteeris. Kuidas siis nemad ei saa, miks need on olema siis selline võimalus, et nad saavad selle kohe ära osta ja teised inimesed on hoonestusõiguse, nad saavad selle maa endale siis, kui maja on kasutusele võetud, siin on selline ebavõrdne kohtlemine tekib. No see on põhimõtteliselt, mina saan niimoodi aru, et seal huvi on väike, huvi ei ole sellise tehingu peale ja siis vallavalitsus on otsustanud, et proovib siis müüa ta tegelikult varad maha. Et see areng ma saan aru, et kas sellel arendusel on siis maju peal ka või ole üldse? On mitte kõikide nendest 10, aga on ja osasid ehitatakse ka praegu. Aga millegipärast on jah praegu need viimased aastad inimeste huvi raugenud, jah, kui nad saavad aru, et nad tegelikult hetkel ostavad nende nimetatud ehitusõigus. Et see on aastate tagune arendus on ja ta on nüüd need krundid, mis on alles jäänud. Tegelikult on eesmärk ikkagi, et igale krundile leitaks seal omanik, mitte see, et kas siis on hoonestusõigus või siis müüa. Tegelikult eesmärk on ikka üks ja sama, et seal on kommunikatsioonid ka mingil määral välja veetud ja kui ta veel aastat 10 seisab, siis on mina näen küll, et see on mõttekas, kas müüa siis või see on tegelikult, ma ütleks, see pangal mingi vahet on. Nii. Anneli taas veel. Mina ütlen, et see on ebavõrdne kohtlemine. Mina on meie perekond samasugust seisus. Meil on hoonestusõigus. Me ei saa enne selle maaomanikuks, me lõpuks saanud selle maja valmis. Üks ehitab selle kõrvale kuuri ja saab selle maa endale, me ehitame maja, siis lõpuks ikkagi saame. Meie on ka huvitatud hoonestusõiguse saanud. Me oleks saanud ka kohe maa osta. Praegu on siis ebavõrdne kohtlemine. Meie peab vaevana selleks, et üldse sellest maast ilma jääda. Ja mingi aja jooksul selle maja valmis ehitame, siis saab alles selle maa endale. Aga praegusel juhul on see, et me lihtsalt anname selle palju lihtsamatele tingimustele inimestele ära. Minu jaoks on see ebavõrdne kohtlemine. Miks ta lihtsamal tingimusel, kui ta ostab selle ära? Kui me ei saa moodi vissima, aga me ei saa maa omanikuks, enne kui on maa peal. Küsis selle nurga alt, ütleme, et kui teeme nii, nagu siin soovitakse ja keegi tuleb, ostab ära ja et ega ta ei pea järgmise 10-20 aasta jooksul sinna hoonet peale ehitama. Nii, kas seal on kõik kommunikatsioonid olemas, et pärast
ütleme, et ühe kinnistul maja ei ole, siis ei saa näiteks asfalteerida või midagi muud teha. kommunikatsioonid on välja ehitatud seal veevarustus, kanalisatsiooni liitumiskoht ja elektriliitumiskoht. Et ühel hetkel, kui need kodanikud pöörduvad alla poole, et palun näitage välja asfalttee või seal on olemas juba. asfaltteed ei ole, aga tee on välja ehitatud. Ja siis, kui ütleme, näiteks 4 kinnistut ei ole endale maja ehitanud, me ei näe mõttekana, siis jääbki see vaidlus iga kord üles. Ma saan aru, et niimoodi, et arendaja on tavaliselt ehitanud välja, no see oli küll vald vist arendas siin, eks. Ja, et aga tavaliselt on sedasi, et kui kõik on asjad valmis teinud, raskuttehnika enam käi, siis pannakse ka asfalt maha. Või vähemalt tehakse tolmuvabaks. Kas see küsimus nagu jääb õhku või ei jää? Seda arutusel ei ole olnud. Praegu on ka niimoodi, et see kogu piirkond on seal nagu põllualal, et vald igal suvel niidab neid alasid ja teeb seal. Kui on omanik, siis omanik ise nagu teeb seda, et see on see asi. Vald ei pea tegema liiklist. Eks need kinnistud on kõik või tehtud need maad niimoodi, et oleks võimalik otse inimesele ehitada ja ilma läbi kinnisvara firma vahendusel. Sellepärast need skeem on selline välja mõeldud. Täna, kui me need otsustame, siis need ilmselgelt võtavad kinnisvara firma ära ja nüüd edasi. See skeem ilmselt läheb niimoodi. Et vajavad siin isikud. No ostab see, ei noh, selles mõttes ma saan aru, et see on ju avalik oksjon. Ostab see, kes tänasel päeval huvi tunne. Kui tänasel päeval eraisik huvi ei tunne, selge see, et ostmatu ta ei jää. Või ükskõik investeerimisfond või mis iganes, et ikka on. Selle arenduse peaeesmärk oli see, et saada inimesi juurde või mis selle arenduse eesmärk oli? Arenduse eesmärk oli muidugi, et sinna inimesi juurde vanda saab. Ka viisaku alaga samamoodi. Samamoodi peaks siis hiilata. No, pange keegi oma müts mängu, et sööte mütsi ära ja hääletame poolt. Et vaadake siin, no eks me võiksime ju katsetada see 4 tükki ja mis sellega juhtub. Meil on ju neid tükke veel küll ja küll, mida saab samamoodi müüa. Me peame. Aga see on selline kavatsev asi. Aga iseenesest see allhind ei ole välja. No ei ole. Siin on praegu jah need hoonestushinnad, aga pärast kui me vaatame juba enampakkumisele paneku otsust, siis seal on hinnad natuke teised, jah. Pigem on see teema, et näiteks kui praegu panna nende hindadega välja ja ei osteta nende hindadega. Ja siis tekib küsimus, kas on hakata hinda alla lasta. Ega me palun nende hindadega välja midagi ei pannud. Need ei ole ju need hinnad, mida jooksunud. Meil on hoonestusõigusega koormamise hinnad. Me tunnistame kehtetuks need hinnad. Praegult on mina arvan küll, et nad kehtetuks. Sa äkki näitadki teist otsust, et seal on ju need alghinnad on. Seome siit nad ära, et ärme siis praegu seda hääleta ja vaatame teise otsuse ka ära. Vaatame siis seda 2 korra. Ma arvan nii, et kui me praegu pretsedendi loome, siis me peame kogu süsteemi ümber vaatama. Siis võiks kohtusse läksime ka. See vallavara võõrandamine enampakkumise korras, pane see otsus. Ja see on, nüüd on need samad krundid, hinnad on hoopis teised, miks. Sellepärast, et siin on vald juba veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektri rajanud. Ja siin on arvestatud ka sisse siis need liitumiskohtade tasud. Liitumiskohtade tasud pluss siis 1 euro ruutmeeter. Milliste liitumiskohtade? Vesi, kanal ja elekter. Elekter ka? Elektri liitumine 3 korda 6 amperit. 16. 3 korda 16 ikka vist läks.
see on see, mis praegu on olemas. Telefoni äpperit või telefoni. Kuradi 3x6, see pole mingi vool. See pole kuulnud ka, see on võib-olla lihtsalt. Äkki tegi 16. Ei. 16, tõesti, 6 pole mingi vool. Ei, nad võib-olla saavad juurde osta, et see välja võib. Ei, see on algtase võib-olla, ise see klient ostab juurde. Stardipakett. Jah, et mobiiltelefoni laadida, jah. No nii. No on veel küsimusi, kui ei ole, siis hakkame otsast hääletama. Siin oleks ka see, et kui need koht oleks atraktiivne, siis oleks ju ammu ära ostetud selle 10 aasta jooksul. Ongi just, et nad on seisma jäänud. Võiduks hoonestus eelmise otsuseks tühistama hakkama, seal hoopis hinda langetama. Eelmises otsuses, kus majataguse vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistama, seal ei saa praegu mingit hinda langetada. No seda seda langetada. Kui keegi soovib praegu maja ehitada, siis ta peab enne maa välja ostma või maa ostab pärast välja, kuidas see on? Hetkel hoonestusõigusega. Jah. Ta maksab selle ruutmeetri hoonestusõigusega koormamise tasu lihtsalt. Pärast, kui ta ehitab sinna, vist oli 10 aasta jooksul maja peale, saab omad kasutusload, siis on tema kuluks ainult notari kulu. Ehk ümber vormistada siis valla nimel tema nimesse kinnistu. Ja siis ta ei pea seda 10 või 11 000 nagu... Temal tegelikult, aga kui temaga hoonestama, tekib tal vajadus vee, kanali ja elektrirektiivi järgi. Ja need liitumistasud tuleb tal nii või naa ka veel maksta. Kanal on 2966 €, veevarustusse liitumine 3687 ja elektriliitumine 810. Kokku on ta 7463 €. Pärast polegi vastu. Tegemine maksab 2 kokku. Tegutsema, tal tekib vajadus veele, kanalile ja elektrile. 2,5 saad kuulda meeter. Ei, umbes 25-30 meetrit, kus dokumentatsiooniga on alati läinud maksma alla 3 tonni. Okei, ainult üks küsimus, et kas siis tuleb kohtuprotsess või tuleb, kui me teeme siin erandid? Kuskil sügamus maas. Meil on veel küsimus? Ei, mis ma räägin, et oma tasust peab maksma seda poolest järgi. Nad on kusagil nii kuni 30 meetrit ja hind on jäänud alati alla 3 000. Mille peale kohtu case tuleb? Ebavõrdse kohtlemise peale? No kui tuleb ebavõrdse kohtlemise peale kohtu case, siis on tegelikult see, et kui selgub, et tõesti on tegemist ebavõrdse kohtlemisega, siis on ka see variant, et otsustada see ebavõrdne kohtlemine kaotada. No see on nagu selles mõttes ka ei näe seda ebavõrdset kohtlemist. Mina ei näe küll see noh. Pane hääletame selle. Volikogu otsustab niimoodi teha, siis on niimoodi. Variante on ju valla selge. Nii, panen hääletusele siis otsuse eelnõu 345. Mäedaguse vallavolikogu 30. oktoobri 2014 aasta otsus number 56 osaliseks kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt? Palun väga palju. Kes on vastu? Kes on ei hääleta? Ma olen küll müügid üleks. Ja järgmine õptus eelnõu oli siis 346. Täpselt samad. Natuke palju Peipsi jaoks. No hinnad on liiga kirvad, sellega ma olen nõus. Mäedaguse vallavolikogu siis ma küsin te alati nendel kinnisvara arendajad, et te tahate suhelda inimestega või maha müüa. Sest nad aastaid suhtlevad. Hind alla ei lase ära. Omanik on selle taga ikka.
vald üldse siukse. Mina olen täpselt sama. Mille jaoks üldse vald tegi mingid elamukruunid, ümber müüma, möölamine, mille? See ei ole valla teenist. Kui see teemast lahti saada. 7. Kes vastu? Mõeleta. 2. Üks ei klapi, keegi viilib. Üks on puudu, kes ei hääletab? 7 oli poolt, enne oli samamoodi. Minust oli 8 poolt. Kes oli poolt? Palun käetus. Ma ennastki lugesin. No, otsib, eks. Siis saab pudis. Nii, aitäh. Järgmine on siis riigivara rannaproovimine maaüksus, neid saab kaaluma siis kaotada. Üks järjest on teine olukord. No jah. Tere, siis teen ettepanekus otsus vastu võtta puudutab käesolevat maaüksust, kus me oleme. Rannapromenaad ja rannahooned, mis asuvad. Hetkel on siis hoonestusõigus sõlmitud 50 aastaks. Hoonestusõiguse tasu on siin suurusjärk 700 eurot pluss 700 eurot aastas. Aastal, kui jääks sama hoonestusõiguse tasu, siis tuleb siin summa tõttu saada. Eeldatavasti maa läheb ümberhindamisel, siis hoonestustasu võib siis ka ümberhindamise tõttu suureneda siin 2-3 korda. Et ütlen see ikkagi, et proovida riigilt see maa saada või veel vastu. Suurusjärku tead, ei tea? Ei tea, aga sa oled ka selle teemaga ju kursus, ma arvan, et see võib ju mingit lähiaastatel 2-3 korda. Ei no, 2-3 aasta pärast on hilja, kui siis kohane. Ümberhindamine on ilmselt võtta. Maa hinda täna ei tea. Käesoleva aasta lõpus või järgmine aasta. Tegin esimese kirja järgmine eks ole, ja seal vastasid kõik ministeeriumi otsustada ja see Paabel nüüd räägib, et tema juurib seda. No räägib, kui ma räägin enda parem. Puudutab veel lihtsalt täiendavast kommentaari seda maaüksust, et meil on lepingus ka veel hooldusmaad, eks ole, seda parkla ja siit edasi sinna Tiksaabi alla välja. Me räägime sellest, et maaüksust. No siis võiks korraga kõik juba. Kas ei ole mõtet, et oleks võib-olla parkla ja sõidu võtta? Aga millega te tegelesite nii-öelda Iisaku valla? Mina ei tegele. No mina küsin Iisaku härradele. Millega te tegelesite, kui siia oli? Miks meie kõik munitsipaleerivad? Sinna taotlusse võiks juurde panna, et meil on huvid veel selle osa. Ma ei tea, vallavalitsuse poolt vaadatuna ei oleks huvid siin Tiksaabi alla seda maal. Ei, ma võtan need siis seal sinna poole. Parkla poole. See on see ajutine parkla seal ja seda tagasi. Ma sain aru, et selle krundi vahel oli meil veel plaan. Selle parkla krundi vahel on mingi ärimaa krunt, aga see riigimaa. Hoonestusõigis on meil selle. Aga müüjaks oleks tegelikult RMK, enne? Müüjaks on ikkagi riik. Ei, seda küll, aga ütleb, kas tehingusse lõpuks me läheme RMK-ga või läheme ministeeriumiga? RMK-ga? Ministeeriumiga. Siis tasub igal juhul küsida, jah? Sa said eile ministriga kokku ja hartseniga ei, see ei teemaks kohtumine lühike ja seal teemast enda orav ja praegu läinud. Sellest räägid järgmise kuhu? Nii, kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis riigivara vallaomandesse tahtmise otsus on olemas ja lihtsalt selle poolt. Mis vastu? Ei hääletanud? 2. Nii. Päevakorra hääletatud nii vähe. Punktiks. Arendatud ja nüüd on siis küsimused. Vaatavast informatsioon on midagi meie pakkuda. 7. juulil on Vasknarva sadama esimese etapi avamine. Kui olete kõik oodatud, siis
räägi sellest teisest ikkagi natukene, et maaomanikke tegelikult ei olnud sinna kutsutud, kui ministri algne visiidi eesmärk oli, et kohtuda maaomanikega, kes on looduskaitse teemadel üldse. Andrus on sellest teemast rohkem teadlik, ta on selles listis sees, et teistele võib-olla detailideni ei ole laskuda, aga eile toimus siis siin Topsi looduskeskuse avamine ja peale seda Siisaka looduskeskuses ministriga kohtumine, mis oli ajendatud siis kunagisest veebikoosolekust, kus olid Keskkonnaamet, Eestimaa Looduse Fond, ministeeriumi esindajad, minister ise, maaomanikud, valla esindaja, RMK esindajad ja teised. Ja seal sai siis tehtud ministrile maaomanike poolt, meie vallas maaomanike, metsaomanike poolt konkreetne ettepanek, et tulla siis ikkagi koha peale oma silmaga vaatama ja siis nägema neid asju, et kuidas siis olukord on siin looduskaitse aladel või kavandatavad laiendatavatel looduskaitsealadel. Ja sellest siis kohtumist tegelikult minister küll tuli, aga kuna see oli siis Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi ametnike poolt korraldatud, siis tegelikult jah, meie maaomanikke sellest ei teavitatud. See kellel info anti, et minister on tulemas, on suhteliselt väike ja selle peale siis enamus maaomanikke 95% keeldus sellisel kujul kohtumas, et 45 minutiks sõita kohale, eks ole, ja kus tegelikult reaalselt arutelu ei toimunud. Et siis selline teate saadeti ka ministrile juba ette, et maaomanikud ei osale. Aga minu kui valla valitsuse esindaja roll oli ei saada keelda või osaleda. Ja siis üks Mait Mölder maaomanikest osales ka 20 veel, aga põhiliselt Mait Mölder seal edastas selle sõnum, mis maaomanikud on. Ja vallavalitsuse poolt sai siis läbi minu edastatud jätkuvalt siis on korda üks sama seisukoht, et kui riik, ministeerium või kolmas võtab kellegi maaomanike eest seab piirangud, mis mõjutavad maaomanikke, siis neid saab seada ainult tingimusel, et see kompenseeritakse õiglaselt. Kas ostetakse maa välja, siis või vahetatakse maid, mis iganes, aga kuni sellist õiglast kompensatsioonimehhanismi ei ole, ei tohi maaomanikele haigekega kahju teha. Esimese päevast peale valitsuse seda sai eile üle kinnitatud ja seda seisukohta siis oli osales ka Riigikogu Keskkonnakomisjonist Peeter Ernits, kes on ka siis nende tegelike oludega väga hästi kursis, just tulin Onnorma piirkonnas ja oli täpselt sama meelt. Võib-olla siis on ükspäev oodata ka siia Riigikogu Keskkonnakomisjoni delegatsiooni oodata. Et ärge valesti aru saada, küsimus ei ole üldse mitte lenduravas, siis siin on 110 muud asja ka seda asja taga või? Tegelikult on laiendamine ka seal, ma ütlen, lendurava maaomanike, eramaaomanike puudutab seal 300-400 hektarit. Mõjutatud sellest, kui nüüd otsustada. See on otsene ja tegelikult on seal taga veel 70% muud maad veel, mis haaratakse. Jah, ma ei ole õige inimene, seda kõik edasi anda. Seal oli, siis kui esimesed kohtumised olid, siis nagu ei olnud üldse seda meelt, et laiendada seal kaitsealadele neid asju, või nende igas piirangualadele, näiteks need metsise kaitsealad ja igasugused muud asjad, et need muutuvad ja ajas muutub, et see kolib teise kohta minema, et nüüd on nad kõik sinna rahvusparki hiljem enam muuta ei saa, et see on kummaline, et nad nüüd, alguses andsid nagu ühe lubaduse ja nüüd täielikult mingi pool aastat möödas või aasta möödas. Mul on palve, et ütleme, et kui infot tuleb valda või ükskõik kuhu kellele, et siis seda vahendada võimalikult paljudele isikutele. Ja teine asi on see, et kui on mingid koosolekud, siis ka volikogu see keskkonnakomisjon näiteks oleks haaratud, meie ametnikud oleksid haaratud ja nii edasi. Antud juhul, nagu sa ise tead, et me oleme ka selles listis, eks ole, erametsaomanikud on moodustanud oma võrgustiku ja seda füüsilist isikut, kuuluvad ka juriidilist isikut, kus erametsaliit, et see on lai seltskond, kes siis omavahel kokkuleppeliselt koostööd teeb. Et see protsessi, ütleme edasi, et
ei ole mitte ainult taheta kätte saada mitte ainult seda maad, kus sul on midagi peal juba, kas mingi orav või kotas või mis iganes sul on seal taim, eks ju. Vaid ka selliseid alasid, kus on lageraie tänasel päeval näiteks. See asi on palju laiem ja suurem, kui asialgu tundub. No see vastus oligi, et peale seda, kui nad leidsid oravad saare pealt, siis lageraiealad Vask-Narvas on vajalikud tuleviku jaoks, et orav saaret liigub Peipsi järvele. Nad nii arvasid. Enne nad seda ei teadnud, enne kui orav saare pealt liigub. Okei, see on väike teema. Ühesõnaga, kui vaadata meil vallaplaneering ja edasi, meil on neist hoiuala, eks ole, mida täna ei ole, niidetakse seal osalt, ei niideta. Et tegelikult ei ole otseselt kaitse all, tegelikult need alad on kõik plaanis võtta sisse. Ja sellele siis tähendab kummalegi poole mitte 100 meetrit, vaid ka 300 meetrit olla. Et siis hakkab see asi teil peas surisema, kui te mõtlete, mitu jõge või oja meil läbi läheb vallast. Ma räägin eile kohal, et seal oli kaasa endale kaasa, et seal on ära märgitud kiostus, need tedemängukohad, siis veel väheselt, millised need laiendusettepanekud. Siis on seal need tedemängukohad ja siis sinna ümber joonistatud need 3 kilomeetri raadised sõõrid. Tuleviku muusika. Et põhimõtteliselt kogu meie vald on kaetud. Vask-Narvast kuni Ranna-Punkerjali on tedremängukohtadega kaetud kõik. Aga ma mõtlen, et eks täna on see seis, et meie maaomanikul vald on väga nähtav ja erametsaliit ka, et päris liigne ei ole seda kuskil kabineti ära otsustada. Nii, on veel teemasid? On küsimusi? Tüllikud inimesed. Proovi, kui see minister mitte kustub. Aga helistas veel päev enne, kui samal päeval vallasekretärile kinnisvaraettevõtja juhist, kes on määrabuse ümbruses vihti käinud, aga määrabusvalla ajal. Ja kui kuulis, et seal on nagu üks ostjalik olemas, siis naasid ma ei tule. Nii, on veel küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis lõpetan tänase volikogu istungi enne seda, kui suletuks ütlen, et järgmine volikogu istung toimub peale puhkust 26. augustil. 26. augustil, neljapäeval suudavad.